1. detsember, Saaremaa loomaaed ja meie siis toimetame nagu ikka, kell on tegelikult 11 juba. Ma just käisin toomas laudu, servamata lauad, panen oma statiivi ka siia peale kuskile ja süsteem on mul järgmine, et ma iga kord lähen, toon lauad ära ja siis ma võtan ta tihti peale auto järjelt nad ära ja panen ATV taha ja ATV-le haagnud sisse ja lähme viime nad sinna, kus nad minema peavad. Ma lähen nüüd, saekaater on meil suhteliselt lähedal. Mina ütlen, et kukepoiss saeb mul siis tavaliselt minu go-to materjal on siis servamata laud ja tihtipeal ma võtan 3 meetrise, sest sellest ma saan nagu teha nii kõrgemad seinad kui madalamad seinad. Püsti läheb siis laud minul tavaliselt ja siis servamata lauast nii soojustatud majadel kui teistel majadel. Ma kasutan mingil määral ka seda servatud lauda sinna äärtesse igale poole, aga see lõppviimistlus lihtsalt ja visuaali pärast jääb see servamata laud, sest mulle meeldib lihtsalt hästi looduslik ja sükene kuidas nüüd öelda, sükene ongi hubane, looduslähedane ja mõnus, et sükene hea materjal, millest teha ja kuna ma ta kodu lähedalt kätte saan, siis on nagu seda ilusam. Mul on suhteliselt lai ja suur raske käru, et ma pean natuke ettevaatlik olema, sest muidu meie see loomade toidu ja heinakäru on nagu kitsam ja väiksem. Aga see on suur käru mul siin taga, nii et ma pean natuke ettevaatlikult vaatama, selle pärast, et meil on ATV ka niimoodi, et mul pole roolivõimu ja suhteliselt raske keerata, kui ta nii raske on. Ja tõenäoliselt kõik need tööd jääksid siis kevadesse või suvesse tihtipeale, kui meil ei oleks neid teid nüüd killustikus siin, et me saame sõita. Et varasemad aastad me ei saanud nii hilja enam ehitada, kui nii märg aeg on, et lihtsalt ei saanud sõita millegiga. Aga praegu on juba see tee on ikka puhas lust. Siin ongi see meie projekt, mis on siis käsil. Et maja on siis pooleli seal, aed on ka, aiapossid on valatud ja siia tulevad siis need minisead tulevad siia, et oleks kõik see, nagu ma rääkisin, see lägune koht ühes kohas, sest suured sead on siin ja väiksed sead siis tulevad siia poole. Et see laud on veel siin natuke lõõmata ja laud läheb siis kevasti üle veel ja ülejäänud läheb siis selle karkassi peale, mis on seal pool. Et siin on midagi lauda löödud ka juba, et nagu ma rääkisin, siis servatud laud läheb nurkadesse ja siis tihti peale meil sarik äärde ka, siis on nagu see, et siis ei pea nagu neid jooni sirgeks saagima. Ülejäänud servatud läheb nagu peale. Et siin on pooleli oma jagu, aga mitte üldse liiga palju. Praegu polegi muud, siis lauad kõik maha. Ma lapin siia, ma lapin kõik siia maha, sest kõik, mis üle jääb, saab viia sinna poole, aga käru meil on vaja nii või naa edaspidi ka, mingitel päevadel siin, et see ei pea kõik nagu ühe päevaga valmis saama, et siis on nagu asjad maha lapitud vähemalt. Nii, viisin siis selle suurema käru, millega me siis tee peal ringi sõidame ja kaupa veame, kaupa ehitusmaterjali. Et selle viisin ära, panin uuesti taha siis selle loomatalituskäru, mis on rohkem päevi näinud ja tundub väiksem, aga hea sõitsin loomas ringi. Et ma mõtlengi, et tegin lõuna ja nüüd ma lähen siis, vast hakkan ikkagi neid laudu sinna seina lööma, sest tunni aja pärast ma lähen uuesti toon veel laudu, aga mitte nüüd selle maja jaoks, vaid see teise maja jaoks natuke servatud lauda ka. No sükene ettevalmistus selleks, et teised mehed saaks ka tööd teha, siis ma pean materjale nagu kokku, et täna tundub süke hea päev, kus sükest asja teha. Aga ma arvan, et ma saan ikkagi paar tundi siin naelapüstoliga paugutada, et mingi järje võtame sisse.
juba ongi hämar ja noh, ma jõudsin põhimõtteliselt tegelikult ainult siia ühte seina laudu natuke lüüa, et nii ruttu lähebki juba hämaraks, sest ma pean nüüd minema tooma ühe hunniku laudu veel, ehk siis servatud laudu. Jätan praegu oma asjad siia lohakile. Ma arvan, et ma pean täna ööseks need lihtsalt sinna kaamli kõrvale, seal on tühi ruum, et ei peaks nagu tööruumi tagasi vedama. Viin nad sinna ja siis ma kardan, et kui ma toon ühe hunniku laudu veel ära, siis ongi pime, et ega siis õuest rohkem tarka midagi ei saagi teha, kui ei pane just prosektorit, vaatame. Kui mul on tahtmist, siis ma panen, kui ei ole, siis ei pane. Aga praegu lähme toome lauad ära, siis on juba mingi asi jälle teisteks päevadeks tehtud. Ja sõidame, vaatame, kas keegi tuleb. Keegi tule. Nagu ma ütlesin, mul ei ole pikalt minna sinna saekaatrisse, et 7 kilti vist on kokku. Võib-olla ei ole nii paljugi, võib-olla on vähem. Aga käib kiiresti. Selles mõttes ei ole mingi probleem tuua mitu korda päevas saematerjali. Kui peaks iga kord sõitma Kuressaarde, see oleks nagu päris nöök. Et selles mõttes mul hullult on nagu vedanud. Päris normaalne detsembri algus pluss 6,5 kraadi näitab auto. Ehk siis päris soe. Ausalt öelda mulle nagu hullult sobib, sellepärast, et ma saan saame teha segutöid, saame teha metsatöid, peasti 100. Täna on niisugune vahelduva eduga tulnud natuke vihma, natuke ei ole, aga mitte midagi häirivat. Et üldiselt siuke ilm on väga hea, kui ei ole miinust, et saab tööd teha, kõik on vinge. Ja praegu näitab sademeid alles nüüd pühapäeval. Et me saame mitu päeva normaalselt midagi teha, et see on päris suur asi, ma arvan. Nii, ja kohale me jõuamegi. Servatud lauda ei ole mul vaja nii palju, et ma peaksin terve kärutäie ostma, et võtan mingi mõistliku portsu, ütleme nüüd mingi 60 lauda, et ei jääks nagu lihtsalt seisma, sest ma ei taha neid ladustada, teab mis väga hästi. Et see on nagu, mul on lihtsalt tulla siia ja vahepeal lihtsalt tuua juurde, kui on aega. Lauad peal, läks natuke rohkem, kui ma mõtlesin, 91 lauda või. Võtame nagu kihtide kaupa, et 10 kihti võtsime, et siis 91 lauda, nendega me saame selle papagoimajaga tõenäoliselt küljetasad tehtud, need servatud osa just. Nüüd on suhteliselt hämar juba, ma lähen koju, tõstan lauad maha, aga vahepeal helistas mulle Raju, kes on koolis, kes pidi täna minema tegelikult ema juurde, aga helistas, et äkki ma saan järgi tulla, nii et ma ei tea, mis värk on. Aga lähme vaatame ja võtame ta siis peale ja siis lähme alles laudadega koju. Et Rajul on kool, on meie kodus 3 kilti, ei ole üldse kaugel. Orissaar on päris lähedal, aga vihmase ilmaga muidu vahel nagu tahab jalaga tulla, aga vihmase ilmaga on tüütu, eriti praegu pimedal ajal, nii et lähme ta Raju peale, siis tõstan lauad maha, siis koristan oma tööriistad ära ja siis tõenäoliselt ongi pime, täiesti pime juba, nii et filmida ma tõenäoliselt rohkem ei saa, te olge tubli, share'ige, like'ige, jagage, näeme järgmine video ja tšau!